ilm on kuldne, ütleme nii. Polegi midagi. Lähme täna testime siis lesta püüki ja millega? Võin teile kohe öelda, millega. Vaadevalv. Ja proovime vaatame, mis on kõige parem, kas liivauss, krevett või värske kala. Värske kala on ka kaasas. Et teeme õnged valmis ja siis ma teen veel lühikese video, kuidas see asi hakkab käima. Et ilm on kuldne, me oleme tulnud siia ühe kliti äärde, kus on kõik lauad, värgid, särgid, näed, isegi küülad on pandud, et inimesed saavad tulla õhtul. Taani on ikka selles suhtes nagu vinge, ütleme nii. Inimesed ei lõhu midagi, peller on olemas. Ja vesi paistab siuke päris ilus olevat, mõnus, nii et ma teen väikse, aga lähen ranna äärde ära, ütleme nii, püüdma. Ja siis vaatame, kuidas vaatevalv, vaatame, mis maitseb kõige paremini sellele lestale. Meil on mitu erinevat versiooni, kas krevett, kas liivauss või värske kala. Sest mõnikord ma olen saanud lesta niimoodi, et värske kalatüki, teised ei saa liivaussi mitte millega, värske kalaga ainult. Vaat, nii et proovime. Näete, lepauss juba pöiab. On pannud otsa saarlaste toodud landid, käsitöölandid. Ja mina siis hakkan siit praegu esimese uraga, kui teeme väikse testi kohe Sandoon. Proovime. Ja nagu te näete, siis kaamera on ju siin. Kaamera on küljes niimoodi. Siia lähevad ussid ja kaameraga läheb põhja. Ja siis vaatame, mis see asi nagu käib. See kaamera kaalub kuskil, ma ei tea, 60 grammi võib-olla või midagi sellist. Aga juba jätkame siis, kui keegi otsas. Ütleme nii, kui on keegi otsas. Ja mul on revetid ka kaasas, nii et revett on ka väga vinge. Otsas või? Otsas või? Ma täitsa sürmes. Kuule, siis ma oleks pidanud selle kaamera äkki sulle panema otsa hoopis. Ei no keri välja, eks vaatame kohe, mis kahv. Nüüd nii suur see kala ka ei ole. Sa kujuta ette, et nagu mind ei oleks. Ja sul ei ole kahva. Sa proovi see kala niimoodi kätte saada. Näita nüüd kogu Eesti rahvale, kuidas see kala välja. Esimene vise või? Esimene vise oli see või? Merirästik! Merirästik! Jee! Ülikõva nüüd. Sa lõid ka, kurat, meil on nuia kaasas. On küll selles kotis on. On või? Okei. No kurat, ma pean ka võib-olla hakkama siis, ma proovin nagu lesta. Siis saab proovida panna võib-olla väike lips ja vaadata. Sest ma tahaks leste saada. Aga ma panen nüüd otsa hakkan tegutsema ja kes hoian patareid. Lepas päästab merirästiku. Hai! Ei no ega sa ei pea talle saba pihta lööma, sa pead vastu pead lööma talle. Võta nui kotist.
aga otsa ta jäi ja näed, natukene sassi on läinud siin. Aga vahet ei ole, siis järelikult lips ei pea ju suurem olema, võib seda öelda. Et lips ei pea suurem olema. Ja merirästik, no ütleme nii, et õhtusöök on olemas. Mis sa veel tahad, mis sa hing veel tahad, ütleme. Mis see on kõige tähtsam? Tulla ikka ja püüda oma söök kinni ja mul on veel 3 suurt siiga, eile vanad kalurid käisid külas mul. Tõid mulle korredi 3 suurt siiga. No üks on ikka siuke korredi 3 kilone. Kui sa siit selle okkaga pihta saad, siis Sander Aak võib rääkida teile, mis siis juhtub. See eelmine aasta sai päris mitu pauku kirja. Ja näed, kaamera filmib, nii et jätkame samas vaimus. Jätkame samas vaimus, et päris kihvt oli näha, on näha, kuidas ta tuleb ja
väga vinge, ütleme nii, et ma loodan, et me saime päris häid videosid sellega tehtud ja Lepaois sai siin veel mõned ja kaua me püüdsime tund aega kuskil, aga noh. Mul läks mingi 5 kala minema ja 5 tükki läks ära või? 5 tükki läks hea. Üks nendest, ma arvan, oli lõhe, sellepärast ta keeris mul tund, niimoodi läks välja, vaata. Okay. Mul oli pidor liiga kõvasti peal. Ei no nüüd me saame kohe. Kaldal ja läks minema. Läks minema, no vahet ei ole, ütleme nii. Et me tulimegi ainult selle jaoks, et seda Waterwolfi välja testida ja noh, ma arvan, et päris põnevaid videosid on, sest mõni nendest jah, no ütleme nii, et kohe varsti saab näha koju ja vaatame, aga põnev saab olema jah, sest meil on täna vaja minna Poola sõprade juurde ja on vaja suitsuahi ära tuua, nii et noh, sellepärast me ei saa nagu kauem püüda, aga ma arvan, et homme äkki või kui ilm lubab, tuiskame homme Pönnerupi ja proovime seal nagu mingisugust asja teha veel. Ja kindlasti testime lõhepüügi ajal ka seda kaamerat, päris vinge.